peale, kes vaatavad meid ekraani vahendusele. Olen palves kõigepealt ja meil on üks palvesoov ka, üks armas õde on valudes, et toome ta issanda ette ja kuulutame tervist. Kallis taevane isa, me täname, ülistame sinna võrratu armu eest, me täname issand selle aja eest, me täname selle uue päeva eest, me täname issand, et sina teed midagi uut alati. Me täname, et meil on võimalus tulla kokku, issand, kiita ja ülistada ja tänada sind, sest sina oled elav ja tõeline Jumal. Issand, me toome sinu ette praegu selle armsa õe, kuulutame, issand, sinu nimel tervist. Mis iganes see põhjus on, issand, me kuulutame kadu sellele, me käsime sellele välja minna, sellele õe ihust ja kuulutame, issand, täielikku tervist, Jeesus, sinu vermete läbi, issand. Tervis kuulub meile, issand, tervis on sinu laste leib, kes iganes usub, issand, sinusse, paneb oma lootus sinu peal, issand, see tervis kuulub temale. Jeesuse nimel me kuulutame täielikku tervist. Me kuulutame, issand, kadu sellele haigusele, sellele valule, mis iganes seda põhjustab, issand. Püha vaim, too esile kõik, mida vajab see kallis õde, et see tervenemine võiks, issand, olla täielik ja lõplik. Tänu ja ülistus sulle selle eest. Amen. Meil on see kuu teemaks viljakas elu Kristuses ja ma loen teile lihtsalt ühe kirjakoha, mõne mõtte ja siis läheme ülistusse. Johannese evangeelium 15 on selline huvitav lugu viinapuust ja ma loen seda Passion tõlkes siis umbes selliselt. Johannese 15.1. Mina olen tõeline elujõuliselt võrsuv viinapuu ja minu isa on aednik. Tema hoolitseb minu külge ühendatud okste eest. Ta tõstab ja toetab viljatuid oksi ning kärbib iga viljakat oksa, et see kannaks veelgi rikkalikumat saaki. See on huvitav, et kui sa alles hakkad kandma, kui sind poogitud on viljapuu külge, et siis ta toetab igati sind ja kui sa oled saanud tugevaks ja hakkad vilja kandma, siis hakatakse kohe lõikama. Et üks pidev selline protsess. Et siis kõik meile ei meeldi väga, eriti need lõikamised, aga tänu Jumalale lõpuks võime rahuldust tunda ja öelda, et issand, sa oled kõik hästi teinud. Sõnad, mida ma olen teile rääkinud, on teid juba puhastanud, seepärast peate te jääma elavasse osadusse minuga, nii nagu mina jään elavasse osadusse teiega. Sest nagu oks, mis on viinapuust ära lõigatud, ei saa vilja kanda, nõnda on ka teie elu viljatu, kui te ei ela oma elu minuga intiimselt ühendatuna. Mina olen elav viinapuu ja teie olete oksad, kui te elate ühenduses minuga kui oma allikaga, voolab viljakus teie seest välja, kuid minust lahus elades olete te jõuetud. Kui keegi jääb minust lahku, heidetakse ta kõrvale nagu oks. Sellised oksad kogutakse kokku ja visatakse tulle, et need põleksid ära. Aga kui te elate elavas osaduses minuga ja minu sõnad elavad vägevalt teie sees, siis võite te paluda, mida iganes te soovite ja see sünnib teile. Kui teie elu kannab külluslikku vilja, näitate sellega, et olete minu küpsed jüngrid, kes toovad au minu isale. Jeesus kuulutab, et tema on see eluallikas, millest Jumala rahvas on alati pidanud elama. See on meie lähtekoht. Vana testamendi viinamäe kujund, sageli viljatu, kuid lootust kandev, leiab tegelikult Jeesuses selle täiuse. Isa on aednik, meie oleme oksad. Elu ja viljakus ei sünni pingutusest, vaid osadusest temaga. Oks ei kanna vilja iseenesest, samamoodi ei saa inimene luua midagi igavikulist ilma Kristuseta. Ja vahel me unustame sellega ära, et viljad ei ole puu jaoks.
viljad on teiste jaoks. Aga kui me jääme temasse, voolab tema elu meist pidevalt. See elu kujundab meie palved, meie igatsused ja meie teod. Sest ta ütleb, ilma minuta ei suuda te midagi teha. Jeesus ei kutsu oma jüngreid üksnes teenijateks, vaid sõpradeks. Ta tahab, et me tunneksime tema südant, jagaksime temaga oma igatsusi. Seepärast lubab ta, et need, kes temasse jäävad, võivad paluda julgelt, mitte hirmus, vaid usalduses. Selle elu eesmärk ei ole lihtsalt vastupidamine maailmas. Tihti on see paljude kristlaste probleem. Saaks ainult minema siit. Ootame, istume kuskil nurgas, proovime turvaliselt saada lõpuni. Ja Jumal tahab, et me tooksime seda kuningriiki siia maa peale, et me oleksime valguseks ja soolaks, täis rõõmu temas. Jumala kuningriigi õhkkond on rõõm isegi keset raskusi. Kuigi Kristuse järgijad ei kuulu enam sellesse maailma, elavad nad selles valguse kandjatena. Jeesuse lahkumine ei tähendanud tema kohalolu vähenemist, see mitmekordistus. Püha vaimu kaudu elab Kristus nüüd oma rahva sees. Me oleme kutsutud kandma igapäevaselt vilja, ehk tema au, tema elu, tema tõde, tema armastust ja seal, kus me parasjagu oleme. Nii et me oleme poogitud tema külge. See on tegelikult kristliku elu alus. Me tunneme vahel nagu veretõbine naine, kes püüab sirutuda Jeesuse poole, kes on temast eemal. Aga tegelikult me oleme Kristus sees, tema sees. Me oleme, kõik, mis on Kristuses, peaks voolama läbi selle oksa, ehk läbi sinu. Kui seal on mingi takistus, siis tuleb Jumalalt küsida, mis see on. See on muidugi, see on protsess kõik. See ei ole niimoodi, et paugust ja kõik on, aga see on üks protsess, üks vaevane protsess, nagu ma lugesin, et nii kui sa hakkad natuke kandma, nii kohe tulevad käärid ja midagi lõigatakse ära su küljest, mis on nii armas, aga mis tegelikult takistab meie elus edasi liikumist, kasvamist Kristuses. Nii et me oleme poogitud tema külge. Hoia seda pilti alati oma silma ees. Mitte see, kes sirutub kaugel oleva Jumala poole, vaid see, kes on Jumalas juba. Ja sa võid küsida, mida iganes tahad. Mis iganes su südames on, mis ta on südamesse pannud. Ta on sinu jaoks olemas. Ja võib-olla sa oled ära unustanud, et kõik sinu probleemid ja sinu nõrkused ja sinu saamatused, kõik on tal ammu teada juba, enne sinu sündi. Nii et Jumal on väga rahulik sinuga. Armastab sind sellisen, nagu sa oled. Ja on valmis, ta ootab, ta on valmis kõik tegema sinu jaoks. Tänu Jumalale selle eest, aga läheme nüüd ülistusse. Võtame aega ja kes jaksab, tõuseb. Ava mu südame silmad, ava mu silmad, Issand, soovin sind näha, soovin sind näha. Ava mu südame silmad, ava mu silmad, Issand, soovin sind näha. Soovin sind näha. Ja veel.
ava mu südame silmad, ava mu silmad, issand, soovin sind näha, soovin sind näha. Ava mu südame silmad, ava mu silmad, issand, soovin sind näha, soovin sind näha. Sind näha kõrgeks tõstetud, säramas au hiilguse väega. Armastust ja väge palun, lauldes püha, püha, püha. Näha kõrgeks tõstetud, säramas au hiilguse väega. Armastust ja väge palun, lauldes püha, püha, püha. Ava mu südame silmad, ava mu silmad, issand, soovin sind näha, soovin sind näha. Ava mu südame silmad, ava mu silmad, issand, soovin sind näha, soovin sind näha, sind näha, sind näha kõrgeks tõstetud, säramas au hiilguse väega. Armastust ja väge palun, lauldes püha, püha, püha. Näha kõrgeks tõstetud, säramas au hiilguse väega. Armastust ja väge palun, lauldes püha, püha, püha. Ja issand, oled püha, 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 püha. Püha, püha, püha. Püha, püha, püha. Soovin sind näha, issand, oled püha, 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 püha. Püha, püha, püha. Püha, püha, püha. Soovin sind näha ja issand, oled püha, 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 püha. Püha, püha, püha. Püha, püha, püha. Soovin sind näha. Ükskord veel, püha oled issand. Püha, püha, püha. Püha, püha, püha. Püha, püha, püha. Soovin sind näha. Sind näha kõrgeks tõstetud, säramas au hiilguse väega. Armastust ja väge palun, lauldes püha, püha, püha. Näha kõrgeks tõstetud, säramas au hiilguse väega. Armastust ja väge palun, lauldes püha, püha, püha. Au su nimele, maal, mis nii külluslik, kus voolab su rikkus, kõik au su nimele. Au su nimele,
kui ka satuksin kõrbesse, kui ka kõnniksin surmateel ausu nimele. Iga õnnistuse eest. Iga õnnistuse eest ma issand kiidan sind, kui ka pimedus mind ründab, ikka laulan nii austus sinu nimele, ausu nimele, austus sinu nimele, austus issand sinu nimele, austus sinu nimele, ausu nimele, austus sinu nimele, austus issand sinu nimele. Ausu nimele, kui mind paitab su päikene, kui kõik maailm on nii, kui peab ausu nimele. Ausu nimele, ka siis, kui tee on okkane, kuigi ohver mul valu teeb ausu nimele. Iga õnnistuse eest ma issand kiidan sind, kui ka pimedus mind ründab, ikka laulan nii austus sinu nimele, ausu nimele, austus sinu nimele, austus issand sinu nimele, austus sinu nimele, ausu nimele, austus sinu nimele, austus issand sinu nimele. Nii ustav oled sa, nii ustav oled sa, kogu südamest toon ausu nimele. Nii ustav oled sa, nii ustav oled sa, kogu südamest toon ausu nimele. Ükskord veel. Nii ustav oled sa, nii ustav oled sa, kogu südamest toon ausu nimele. Austus sinu nimele, ausu nimele, austus sinu nimele, austus issand sinu nimele, austus sinu nimele, ausu nimele, austus sinu nimele, austus issand sinu nimele. Tahan anda tänu sul, oled päästja rahvastele. Tahan laulda kiitus sulle kõigi ees. Sinu juures armastus, sinu nimi taevasteni. Sinu juures on suur rahu mu südame. Kõrgeks tõstame sind, me Jumal suur. Las su
taevastele. Tahan laulda kiitus sulle kõigile. Sinu juures armastus, sinu nimi taevasteni. Sinu juures on suur rahu mu südames. Kõrgeks tõstame sind, me Jumal suur. Las su auhiilgus täidab kogu me maa. Kõrgeks tõstame sind, me Jumal suur. Las su auhiilgus täidab kogu me maa. Kõrgeks tõstame. Kõrgeks tõstame sind, me Jumal suur. Las su auhiilgus täidab kogu me maa. Kõrgeks tõstame. Kõrgeks tõstame sind, me Jumal suur, me Jumal suur. Las su auhiilgus täidab kogu me maa. Las su auhiilgus täidab kogu me maa. Las su auhiilgus täidab kogu me maa. Halleluuja, Jumal on hea. Nüüd läheme edasi ja saame kokku panna vabatahtliku ohvri, Anni. Angel, ole hea. Tere hommikust! Kuna mulle anti auline ülesanne juhatada sisse ja julgustada teid ohvrit kokku panema, siis taustalugu selline, et ma palusin kodus ja küsisin Jumala käest lihtsalt osaduses olles, et mis ma peaksin täna rääkima. Ja lihtsalt tuli mõttesse selline kirjakoht 3. Moosese 2.14. Ma mõtlesin kohe, et väga huvitav, et kas selline kirjakoht on üldse, sest vahest tuleb mõttesse, mis iganes, et sellist salmi ei olegi enam sellises peatükis või. Ma otsisin kohe üles, aga see lähebki nii ilusti teemasse. 3. Moosese raamatus 2. peatükis 14 salm. Aga kui sa tood issandale roaohvri uudse viljast, siis too oma uudse vilja roaohvrina värskeid teri tulel kuivatatud viljapeadest. Ma mõtlesin, et väga põnev uudse viljast.
vaatasin, sellel on paralleelkirjakoht. 3. Moosese 23. peatükk, nüüd natukene loeme siin piiblit koos. Kohe ma võtan selle ette. 3. Moosese 23. peatükk ja salm 10. Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile, kui te tulete maale, mille mina teile annan ja lõikate selle vilja, siis viige oma lõikusest uudse vihk preestrile. Ja siis ma mõtlesin, et mis asi siis on see uudse vili ja et me nagu teame, mis see on. Ja siis ma guugeldasin päriselt, mis see sõna nagu tähendab. Ja uudse villi, see tähendus on põllult esmalõigatud vili, esmane saak. Ja samamoodi seda mõistet võib võtta kui viljasaagi esmasündinu, parim valitud osast. Ehk siis toome issandale oma parima. Ja siia juurde, et see uudse vilja printsiip, see ongi nagu see, et meie parim Jumalale, et meie südame hoiak on see, et me toome parima Jumalale. Kui me paneme ohvri kokku, ma ise püüan tavaliselt, ma ei ole alati selles õnnestunud, aga ma püüan tavaliselt igakuiselt, kui ma oma kümnist kannan, siis selle lihtsalt kõige esimesena kohe ära kanda. Jah, jääb mõni kuu üldse vaatad, et oi, mingid arvete laekumise tähtajad hakkavad juba, et see on nagu ununenud. Aga ma tavaliselt püüan selle nagu esimesena, et see oleks ka nagu see esimene, minu viljasaagist esimene, mille ma kannan Jumalale. Aga see minu julgustus ongi täna teile, et toome oma parima ja toome igas valdkonnas. Otsige esiti Jumala riiki ja kõike muud antakse teile peale. See ei ole ainult raha kohta, vaid igas eluvaldkonnas. Anname Jumalale oma parima, siira südamega. Ja palume õnnistust kokkupandavale ohvrile. Isa, me tuleme Jeesuse nimel sinu ette ja me õnnistame seda kokkupandavat ohvrit. Issand, ma palun sinu heldust ja sinu küllust iga annetaja üle. Et see oleks otse kui seeme, mis läheb kasvama ja toob esile saagi iga külvaja elus. Ja samamoodi ma palun, issand, ka tarkust nendele, kes seda raha planeerivad ja kasutavad, et see saaks kulutatud igati õigetesse kohtadesse ja õigete vajaduste katteks. Jeesuse nimel. Amen. Suur tänu heade mõtete eest. Ja senikaua, kuni korvid ringi käivad, siis iganädalased sündmused, teisipäeviti osadusgrupp G4 siis siin kirikus kella 7, kolmapäeval palve hommik kella 10, neljapäeviti siis palve õhtu kella 7, reedel noorteõhtu ja seekord toimub siis 13 ja 27 veebruar. Ja pühapäeviti palve hommik kell 10 ja hommikukohvi võimalus ka kell 10 juba ja Jumalale teenistus tavapäraselt kell 11. Järgmisel pühapäeval siis jutustab meil meie pastor ja piiskop Alu Rõmpuu ja etteruttavalt 20. veebruar siis kella 6:30 toimub siin kirikukohvikus siis teemaõhtu 4 pühilus Eestis 20. sajandi esimesel poolel, et Alur peab seda ja see on väga põnev, infolehes on see kirjas, kõik saavad infolehe foyeest võtta. Ja see oleks teadetest kõik, meil oli ka sünnipäevalapsed see nädal, Aareroost ja Luuleroost, kui te meid kuulete, rohkelt õnnistusi teile ja issanda armu ja juhtimist jätkuvalt ellu. Aga meil on ka üks imeline õde siin, Angela, kellel oli 26 jaanuar. Sa said 26, jah? Väga tore. Järsku tuled siia, õnnistame, siruta oma käed kõik ja Andre, ole hea.
Halleluuja. Tänu Jeesus armsa õe eest, kes, issand, tõesti on meile kõigile siin julgustuseks ja õnnistuseks ja kellel on alati häid sõnu meile kõigile. Ja Jumal, sina oled teda kandnud ja sa oled teda rasketest aegadest läbi kandnud, issand, ja sa kannad teda edasi jätkuvalt. Nii et tema tee oleks sile ja kui ka midagi on sellist, mis on rasket, Jumal, sa kannad läbi. Sa tõstad üle raskustest ja sa kannad läbi raskustest ja Angela saab kõigega hakkama. Issand, sa oled loonud ta viljakaks ja sa õnnistad teda tõesti. Ja ma palun ka tervise pärast, Jumal, et see uus aasta, mis tuleb, issand, et mitte millegi üle ei oleks kurta, tervis oleks hea ja ka külluslikult õnnistusi igapäevaelus. Et kõik on olemas, Angela, mida sa iganes vajab. Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Amen. Palun võtta šalommi sinule. Amen. Suur tänu sulle. Sa oled nii armas, õde. Ja nüüd me saame kuulata jutlust. Ole hea, Andra. Ja palvetame ka kõigepealt, issand, et sinu sõna saaks ilmsiks ja et see ei oleks mitte minust, vaid Jumal, et kõik oleks sinust ja et igaühe südamesse saaks midagi kõnetatud sellist, mis on erilist ja olulist, Jumal. Suur tänu, issand. Amen. Nii, meie selle kuu teema on viljakas elu Kristuses ja see on üks huvitav teema. Ja ma alustan Johannese 15. peatükist 16 salm. Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks. Mida te iganes isalt palute, seda ta annab teile minu nimel. Amen. Mille järgi saab hinnata, et elu on viljakas? Meile meeldib hinnanguid anda ja analüüsida. Aga väga keeruline on sellest ise aru saada. Milline on see hea vili, mida kristlased kannavad, kui nad on Jeesusega ühenduses? Kas see on midagi käega katsutavat või on see silmaga nähtavat või peaks see olema midagi materiaalset? Ma mõtlen vahel, et see, mis minust maha jääb, kui ma lahkun igavikku, mis see on? Koolitunnistused või töösaavutused, minu isiklikud asjad. No, nendel on mingi väärtus elu jooksul, aga see kaob. Ja lõpuks nad ei oma mingit erilist väärtust. Aga selge on ka see, et enamus meist ei ela ju sellist kuulsusrikast elu ja me ei anna tihti olulist panust kaunites kunstides. Meil küll koguduses on keegi, kes seda teeb. Või me ei ole ka kuidagi võib-olla majanduslikult sellised tugevad annetajad. Ja kõik see panus võib jääda väga tagasihoidlikuks, et vaimuandides, kuidas me liigume, et võib-olla see ei ole inimestele silmaga nähtav. Jumal muidugi näeb, aga enamus meist on üsna tavalised inimesed. Mis siis see on, mis näitab, et meie elu on viljakas? Võib arvata, et materiaalsed väärtused pole peamised, aga see peab olema midagi enamat. Ja mida ma siis siin välja tooksin praegu, see on suhe Jumalaga ja suhe teiste inimestega, oma ligimesega. Ja kuidas need kaks asja meie elus on seatud? Suhe Jumalaga ei seisa päris iseenesest püsti. Jumal on küll alati lähedal ja Jumala sõna ütleb, et issanda käsi ei ole päästmiseks lühike, aga me ise võime kergesti kaugele jääda. Ja elame lihtsalt oma tavalist argielu ja Jumal võib tulla meelde siis, kui teda on tõesti tarvis.
või vastupidi, pingutame liiga palju ja püüame kuidagi olla väga meelepärasid. Lugesin just sotsiaalmeediast ühest naisest, kes oli proovinud olla 30 aastat selline tubli naine, nagu räägitakse õpetussõnade viimases peatükis. Ja ta lõpetas totaalselt läbipõlenuna. Ja kukkus lõpuks kokku täiesti ja siis ta alles mõistis, et see on võimatu missioon ja algusest peale. Aga uskliku elus on harjumused, mida me saame oma elus rakendada juba täna. Ja need on seotud nii Jumala kui kaasinimestega. Ja need harjumused nõuavad kindlasti meie vaba tahet ja aja planeerimist. Ja need on 5 asja, millest ma räägin. Esimene on piibli lugemine. Isiklik aeg Jumala sõnaga. See on oluline ja harjumus lugeda piiblit on hea harjumus. Ja see teeb meid tugevamaks ja stabiilsemaks keset raskusi. Ja see ei ole saladus, et kristlased loevad piiblit vähe. Ja nüüd 2020 läbi viidud uuringu põhjal kogudusse kuuluvatest eestlastest loeb piiblit iga päev 18% küsitlustele vastanutest. Et see on ikkagi vähe. Kui ütleme, et pole aega lugeda, aga näiteks veedame palju aega seriaale vaadates või sotsiaalmeedias või YouTube'is, no pole halb kuulata jutlusi, hea on lugeda päevasõna või sotsiaalmeedia julgustust, aga pühendumine Jumala sõnale nii, et sul seal vahel vahendajat ei oleks, siis sellest tuleb üks selline isiklik teadmine ja isiklik ilmutus ja see on hoopis teistmoodi. See tuleb nagu otse, ilma et keegi räägiks sulle kõik lahti. Kuidas piiblit lugeda? On väga palju erinevaid meetodeid välja töötatud ja meil on väga suur kogus abivahendeid. Ajaloo jooksul vist praegu me oleme jõudnud sellest kõige kaugemale, et me saame mõista Jumala sõna, me saame vaadata algtekste ja me saame vaadata ajastu konteksti ja see kõik nagu toob sellise suure ühise pildi, kuidas me tänases päevas saame piiblit kasutada nii, et see on nagu meile isiklik ja meil on selline ühtlane, terviklik pilt. Kirjas kolosslastele 3. peatükk, 16. salm, ütleb Paulus. Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas, kõiges tarkuses õpetage ja manitsege üksteist, psalmide, hümnide ja vaimulike lauludega. Laulge kogu südamest tänulikult Jumalale. Ma usun, et see praktika piiblit lugeda, palju piiblit lugeda või igapäevaselt piiblit lugeda, see on väga raske. Ja mul samamoodi on erinevaid aegu. Vahel igatsen rohkem, kus ma soovingi võtta piibli lahti, aga ma tunnen, et ma ei suuda keskenduda. Ja samas vahel kuulan jutlusi ja imestan, kuidas see, kes jutlustab, kuidas ta piiblit tsiteerib peast. Ja siis ma mõtlen, et kui kaua ta on veetnud aega Jumala sõnaga, et see oleks võimalik. Kui palju inimene loeb Jumala sõna, ta tsiteerib piibli kirjakohti peast. Psalm 119:105 ütleb, sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal. Nii et sa pole segaduses, mis teed mööda minna, sest sa oled kindel selles, kes sind juhatab, sest su elu toetub Jumala sõnale. Ja veel Pauluse kirjast 2. Timoteus 3:16. Kogu pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks, õiguses. Nii et Jumala sõna on antud kasuks. Ja oma elu aluse me tegelikult saame esmalt Jumala sõnast, mitte oma elukogemusest. Me ei saa kuidagi oma elukogemuse tähtsust pisendada, see on väga oluline. Aga see kogemus saab aluse sõnast.
sõna läbi me analüüsime oma kogemusi, mis on hea, mis on halb, saame teha vajalikud kohandused oma mõtetes ja käitumises. Ja kui elus tekib neid kohti, kus ei saa aru, mis see elukogemus mulle andis või mida ma nüüd sellega peale hakkan, mis edasi teha, siis kui sa tead, mida Jumala sõna kirjutab, siis on ikkagi kindlam tunne edasi minna. See teadmist tegelikult on õige. Ja see ei ole mitte nii, et sa püüad teha mitte ühtegi viga ja olla nagu veatu, vaid läbi vigade ja kogemuste sa saad nagu oma elule uue tähendusega koos Jumala sõnaga ja siis sa näed muutusi elus. Võib-olla need ei leia aset mitte kohe, aga mõtteviisi muutus tuleb ja kannatlikkus kasvab ja on võimalik kogeda rohkem rahu südames. Nii et see oli siis esimene. Lugege piiblit iga päev. Ja teine, palveta igapäevaselt. Matteuse 26. peatükis Jeesus palvetas, kui ta valmistus minema ristile. Ja jüngrid selle asemel, et olla koos temaga palves, jäid magama. Ja Matteuse 26. peatükis 41. salvis Jeesus ütleb, valvake ja palvetage, et ei satuks kiusatusse. Vaim on küll valmis, aga liha on nõder. Vaim on valmis, aga liha, ehk siis meie vana loomus, on üsna nõder. Südames on soov palvetada ja selle soovi annab püha vaim, aga liha võitleb vastu. Miks? Sest juba palvesse minek ise on liha mõtteviisi surm. Aga meie vaim tahab seda, mida püha vaim tahab. See on üks ja sama. Meie vaim on ju püha vaimuga koos. Ja Jumal pani meie sisse igatsuse palves olla. Aga tegelikult meil on valida, millise igatsuse me võtame. Igatsuse olla vaimus või lihas. Kas ma valin palvetada selle asemel, mida mu liha tahab teha? Meelelahutus ei ole halb, aga mina olen küll ennast leidnud sellest kohast, kus ma tunnen, et ma ei suuda vastu võtta mitte midagi muud kui ainult kerget meelelahutust. Ja siis nagu tunned, et aju puhkab. Tegelikult peaks olema vastupidi. Jumalas ma puhkan. Ja see on tegelikult igapäevane võitlus. Kõik see hommikul tõused, tere hommikust, issand, palvetad, aita mu päev korda minna ja siis teed oma igapäevaseid toimetusi ja palvetame enne tööpäeva algust, enne söögi alustamist, teeme söögipalve, istume rooli taha, palvetame, et meie sõit läheks korda ja kui me teeme kodutöid, siis samal ajal oleme palves. Aga tegelikult on vaja ka võtta aega ekstra, vaikset aega, sellist, kus sa oledki ainult palves. Me vajame neid spontaanseid palveid kogu päeva jooksul. See on nii loomulik, me räägime oma taevas isaga. Aga need palveks, kus me oleme võtnud sellise eraldi kvaliteetaja, kus kõik segajad on eemaldatud ja fookus on ainult Jumalal. See on see aeg, kus on hea küsida vastuseid olulistele küsimustele, mida on vaja vastu võtta. Ja Jumal töötab meiega sel ajal eriliselt. Ja nii on võimalik kuulda, mida ta tahab meile öelda. Luuka evangeeliumi 5. peatükis 16. salm ütleb Jeesuse kohta. Temal oli aga viisiks minna tühja paika ja seal palvetada. Kui me vaatame Jeesuse elu, siis on mitmeid kohti tegelikult piiblis, kus on kirjas, et ta palvetas üksinda. Ja Matteuse 14:23. Kui ta siis rahva hulgad oli minema lasknud, läks ta üles mäele üksinda palvetama. Ja õhtu jõudes oli ta seal üksinda. Vajame omaette olekut Jumala ees. Ja Matteuse 6. peatükis ütleb
Jeesus, aga sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse, lukusta uks ja palveta oma isa poole, kes on varjatud ja su isa, kes näeb varjatudki, tasub sulle. Ta juhatab ka meid üksinda palvetama. Et see toob meie ellu sellist vaimset sügavust. Ja ma usun, et meie seas on neid, kes peavad igapäevast palvet oma usuelust täiesti normaalseks ja ei kujuta oma elu ilma selleta ette. Aga paljude jaoks on ka see raske väljakutse. Kuidas me suudaksime seda teha? Tegelikult ei ole mitte mingit erilist trikki, kuidas seda enda jaoks kergemaks teha. Ainuke, mis aitab, on distsipliin ja teha lihtsalt otsus, et ma tahan seda teha ja püüan sellest kinni hoida. Nii et siis 2 igapäevast harjumust, esimene piibli lugemine ja teine igapäevane palve. 3. meele uuendamine. Kõik mõtted, mis meie peas ringi jooksevad, ei ole alati head ja ei ole korrektsed. Minul kindlasti mitte. Ma olen olnud nüüd, ümmarguselt 10 aastat kristlane ja selle aja jooksul ma olen juba pidanud korduvalt muutma oma arusaama sellest, kuidas Jumal minu elus toimib ja kuidas mina kristlasena peaksin toimima. Minu perspektiiv asjadele, minu suhtumine, käitumine, mõttemaailm. Ma usun, et on palju asju, mida ma peaksin veel muutma ja ma pean olema selleks valmis, et need muutused tulevad. Kuid kui ma ütlen, et Kristuses ma olen õige Jumala ees ja usu läbi ma olen õigeks saanud, Efesose kirjas 2. peatükis 8.9. salm, sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt, mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. Jumal näeb meid pühadena. Jeesus on teinud meid õigeks, aga samal ajal on tõde ka see, et me peame valima usus käimise. Meil on antud õiged olla usus, aga kas me ka kõnnime selles? Meil on vaja endiselt tulla jälle Jumala ette ja teatud asjade eest võib-olla andestust paluda või meelt uuendada, see on jätkuv tegevus. Ma olen uusloodu, ma olen pühitsetud, ma olen Jumalast täiuslik, Jumal on seda tööd minust teinud, aga ta pole oma tööd lõpetanud. Ja ma vajan endiselt seda, et Jumal töötaks minuga, uuendaks mind ja puhastaks, sest mitte keegi meist ei ole kohale jõudnud. Kõik on alles teel ja kõik on alles vormimises. Ja apostel Paulus on kirjutanud kirjas Filiplastele 3. peatükk 10-14 salm. Ma püüan ära tunda teda ja tema ülestõusmise väge ja tema kannatuste osadust, saades tema surma sarnaseks, et ma kuidagi jõuaksin ülestõusmisele surnuist. Mitte, et ma selle oleksin saanud või oleksin juba täiuslik, aga ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus on minu kätte saanud. Vennad, ma ei arva endast, et ma selle olen kätte saanud, ühte aga ma ütlen, ma unustan kõik, mis on taga ja sirutun ees oleva poole. Ma püüdlen sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise võidu hinna poole Kristuses Jeesuses. Apostel Paulus oli protsessis ja meie oleme endiselt protsessis. Nii et on vaja tunnistada, et ma ikka veel vajan kasvamist. Ikka veel vajan kasvamist oma mõtteviisides, oma iseloomus ja on veel palju asju, mis minu juures vajab muutust. Ja seda mitte hukkamõistuks, vaid vaimulikuks kasvuks. Mitte sõrmega näidata sellele, kes ma veel ei ole, vaid vaadata just sellele, kes ma olen, kelleks me oleme kutsutud ja et püüdleme selle inspiratsiooni poole. Püüdleme selle võidupärja poole. Ja veel kirjast Filiplastele kirjutab Paulus 4. peatükk 8. salm. Viimaks veel, vennad, mis iganes on tõene, mis auväärne, mis õige,
mis puhas, mis armastusväärne, mis ülendav ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage. Sageli me ütleme, et jah, me usume, kuid kohe, kui tunneme, et midagi on vastuolus meie usuga, me hakkame võitlema raskustega. Ütlen, et jah, usun, see on Jumala sõna, usun, see on tõde, aga ma tunnen, et asjad on teistmoodi. Aga ma kogen, et asjad ei ole korras ja kõik ei ole hästi. Ja sel hetkel tekib mingi väljakutsuv olukord ja väga kergesti on see ümberlülitus vanale mõtteviisile. Ma ei saa hakkama, kõik on halvasti, nii ja naa. Igal inimesel on emotsioonid ja me kõik tunneme erinevaid tundeid. Ja see on üks osa meist, see on loomulik osa. Meil ei ole vaja oma tunnetele kuidagi hakata nagu vägisi vastu võitlema, vaid pigem laseme erinevad emotsioonid endast läbi ja läheme edasi. Võib-olla ütlengi, et ma olen praegu vihane või ma olen kurb või mul on hirm, aga sa tead, et see läheb mööda. Ja isegi kui sa tunned, et sa ei saa absoluutselt oma halbu mõtteid kõrvale panna ja oled sellises kohas, kus sa tunned, et mingit lahendust ei ole, siis tegelikult ometi midagi saad teha. Ja need on need 2 esimest praktikat. Piibli lugemine, palvetamine ja siis Jumal teeb seda, et mingil hetkel me oleme saame suunata oma tunded jälle nagu mõtetele ja teadmisele ja tunnetamisele, kes me tegelikult oleme. Need 3, siis piibli lugemine, palvetamine, meele uuendamine, need on nagu suhe Jumalaga, on ju? Mina ja Jumal. Aga nüüd 2 viimast on vastupidi, mitte vastupidi, aga ütleme, et see on selline horisontaalne suhe, ühendus teiste inimestega. Ja esimene ongi ühendus teiste usklikega. Me vajame seda. Mõned inimesed võivad öelda, et pole vaja tulla kirikusse, sest Jeesus juba elab minus ja mina olen püha vaimu tempel. Tõepoolest, vahel ongi seda eraldatuse aega vaja või sellist pikemat üksinduse aega. See on loomulik ja see on kristliku elu osa. Aga on suur erinevus, kas sa oled kutsutud olema mõnda aega kogudusest eemal või ongi usuelu stiil ilma koguduseta. COVID ajal said teenistuse ülekanded suure hoo sisse ja siis me vahepeal istusime kõik kodus, on ju. Ei pidanud kodust välja tulema. Ja võisime vaadata teenistusi üle kogu maailma. See tundus veelgi rikkalikum maailm kui see, kui me tuleme siia oma pisikesse kogudusse kokku. Ja tõesti, ei ole vaja tulla kogudusse hoone pärast või kirik kui hoone. Ja kogudus pole ju hoone, vaid need on inimesed, kellega sa saad vahetult kohtuda, suhelda. Me oleme Kristuse ihuliikmed siis, kui me oleme omavahel ühenduses. Ja sa saad ihu osaks siis, kui sa suhtled teiste inimestega. Meil on vaja seda ühendust. Ja olen lugenud ühest kohast, mu meelest on see päris tabav näide, et kes jääb kogudusest eemale, on nagu amputeeritud käsi või jalg. Jah, ehk see hoone nii tähtis ei ole, aga tegelikult ikka on ka. Kas te kujutate, et meil ei oleks seda hoonet? Mina ei kujuta ette. Ja see hoone hoiab inimesed koos ja see kõik ongi kokku kogudus. Nii, aga mõni võib öelda, et kogudused on tänapäeval liiga organiseeritud. Püha vaim ei saa vabalt liikuda. Aga, no ma ei tea, Jumal on korra Jumal ja ta pole loonud midagi, kus poleks süsteemi või organiseeritust. Jah, tõesti, et kui püha vaim liigub ja imed sünnivad ja annid tulevad esile, siin pole võib-olla organiseeritud süsteemi,
Aga ma usun, et Jumala süsteem on ikkagi olemas, me lihtsalt seda ei näe. Ja kas Jumal on üldse loonud midagi, milles poleks korda või süsteemi? Ta on loonud ökosüsteemi, päikesesüsteemi, kuhu ka meie kuulume. Meil on loodud meie ihus skeleti-lihassüsteem, närvisüsteem, seedesüsteem ja nii edasi. Nagu ütleme sellisest mikrotasandist kuni makrosüsteemideni. Kõik on nagu paigas ja tegelikult samamoodi ka Kristuse ihus. Seetõttu ongi räägitud Piiblis sellest, et kogudusele on antud vaimuannid ja meil on koguduses omad ülesanded. Jumala lapsed ei tohi jääda isolatsiooni ja meid on kutsutud pidama üksteist kalliks ja oluliseks ja kandma üksteise eest hoolt. Ja me tunneme üksteist üsnagi hästi, mõnda rohkem, mõnda vähem ja me ei ole alati ühel meelel. Aga see on loomulik ka jällegi, kui koos on palju erinevaid inimesi. Ja see on see koht, kus on vaja kannatlikkust, pikka meelt, lahkust ja armastust. Ja see kõik vormib ka meie iseenda iseloomu. Ja siit me saame minna nüüd viimase praktika juurde, mis on andestamine. See võib olla teema, mis mõned inimesed viib kaitsepositsioonile. See andestamise teema, see toob esile paljudes sellist valu, see tuleb tervendavate haavadest. Need saavad nagu jälle lahti tõmmatud, kui need vanad asjad tuuakse esile. Ja see on väga hirmus, eriti kui on sellised suured reetmised või väärkohtlemised või solvamised. Ja inimesed tegelikult üksteise sügavamaid haavu ei tea, aga Jumal teab. Ja jälle Efesuse kirjast 4. peatükist 32. salm. Olge üksteise vastu lahked, halastajad, andestage üksteisele nii, nagu ka Jumal teile on andestanud Kristuses. Kuidas Jumal on andestanud mulle, nii ta tahab, et ma ka andestaksin teistele. Jeesus andestas meile, ta suri meie eest ja me oleme selle vastu võtnud usu läbi. Ja ta andestab meile jätkuvalt. Ja ma kuulsin sellist ütlust, et andesta teisele enne, kui teine jõuab vabandada. Maailm nõuab kättemaksu, on ju? Ebaõiglust tuleb kätte maksta ja see tekitab uut ebaõiglust ja see tekitab valu inimeste südames. Nii on kristlaste andestus midagi sellist, kus maailm imestab või isegi paneb pahaks. Kuidas nii? Kuidas nii, et sa sellise asja suudad andeks anda? Kuidas sa suudad sellise ebaõigluse nagu minna lasta? Matteuse evangeeliumis 18. peatükk, 21. 22. salm küsib Peetrus Jeesuselt ja kirjas on nii. Siis ütles Peetrus tema juurde astudes. Issand, kui mitu korda minu vend võib minu vastu patustada ja mul tuleb talle andeks anda? Kas aitab 7 korrast? Jeesus ütles talle, ma ei ütle sulle 7 korda, vaid kas või 77 korda. Vahel see pole jälle mingi uus eksimus, ma ei patt, et su sõber muudkui teeb, aga mingeid, ma ei tea, mingid kahju sulle või solvab sind või teeb nagu meelega midagi järjest 77 korda. Vaid see, mida jälle peab andestama, võib olla meenutus sellest ühest ainukesest solvangust, mis jälle tuleb mõtetes esile ja millega peab tegelema. Vahel on niiviisi, et keegi ütleb halvasti või ta on teinud midagi halvasti minu vastu ja ma andestan selle. Ja siis läheb nädal mööda, mingid tunded kerivad jälle ülesse, ma olen täpselt samas kohas, nagu ma poleks üldse selle asjaga tegelenud. See on väga ebameeldiv. Mis mõttes? See asi on jälle platsis ja ma tunnen ennast jälle haavatuna ja solvatuna ja pean jälle hakkama otsast pihta. Ja võib-olla mõne raske asja puhul peabki seda tegema mitmed aastad, enne kui lõpuks su südamesse see andestus saabub. See tundub nii ebaõiglane
aga Jumal andestas ka meile, me olime samamoodi ebaõiglased teiste suhtes. Ja see on samamoodi tegelikult ju igapäevane teema, andestada neile, kes on eksinud sinu vastu. Nii, et mis need 5 olid siis? Piibli lugemine, palvetamine, meele uuendamine, osaduses olemine, andestamine. Ja need on igapäevased. Ma usun, et see on juba viljakale elule Kristuses üsna heaks aluseks. Võib-olla on see liiga suureks väljakutseks kõike seda iga päev oma kiiresse tavaellu mahutada. Aga kõik oleneb ka olukorrast. Kas see hea aeg, kas see viib Jumalale lähemale või hoopis igatsus Jumala ligiolu otsida väheneb. Kas rasked ajad toovad raskusi ka Jumala sõna lugemises ja palves või vastupidi, et heal ajal on niigi hea. Jumal ei tulegi meelde, et hakata siin veel midagi lisaks praktiseerima. Aga võib-olla oled palju püüdnud ja tunned ennast ikka jälle läbikukkununa, kus vaim igatseb küll Jumala järele, aga liha loomus tõmbab teise suunda kõvasti. Õnneks on meie Jumal armuline. Ta teab meie vigu ja kõike, kes me oleme. Ja ta lubab meil jälle hakata katsetama. Ja siis me võimegi öelda, et nii nagu Paulus, et me püüame, see südame hoiak ka, et me püüame kätte saada seda, mille pärast Jeesus Kristus on meid kätte saanud. Amen, tõuseme ja palvetame. Armas taevane Isa, sina oled see, kes on aednik ja Jeesus Kristus on viinapuu ja meie oleme need oksad, kes kannavad vilja. Jumal, suur tänu, et me võime sinu küljes olla ja et me oleme siia poogitud ja sa hoiad meid endas. Ja et see vilja kandmine ei ole mingi välja pigistamine või pressimine või ma ei tea mida tegemine, vaid et see tuleb loomulikult, Jumal, sinuga koos käies, sinuga koos elades, et me saame seda elu sinu käest, issand. Me saame seda elu ülirohkesti ja see elu on meis ja me võime olla rõõmsad selle üle. Suur tänu, issand, selle eest. Suur tänu selle eest, et me oleme jälle siin kõik koos ja et me saame kogudusena koos käia, me saame kogudusena olla üksteisele toeks ja abiks. Issand, ja kui mina enda kohta võin paluda, et Jumal, et kõik need head asjad, mis on nii sinu sõna lugemine kui palve, kui ka oma meeltes muutuste tegemine, issand, kui need mulle on rasked, aga ma palun ka kõigi pärast, kellel need on rasked ja kellel on võib-olla väljakutseid selle kõigega, et igatsus sinu järele on, aga kuidagi see ei tule välja. Aga Jumal, sa tunned igaühte ja sa tead igaühe südant ja sa tead ka seda, et mismoodi me lõpuks saame kõik nii, nagu sina tahad. Millal see on? Siis, kui me lõpuks oleme sinu juures. Aga sa teed meid täiuslikuks päev-päevalt. Ja see on suur õnnistus meile. Suur tänu, Jumal. Amen. Suur Jumal, kui ma näen, mis oled loonud, nii targalt ainult oma sõnaga. Kõik loodus sinu väest on elu saanud ja hoiad kõike helde meelega.
siis peab mu hing sind kiitma lauluga. Küll oled suur, mu issand sa, siis peab mu hing sind kiitma lauluga. Küll oled suur, mu issand sa, kui taeva laotust minu silmad näevad, kus päike, kuu ja tähed säravad, mis seatud teedel ilma ruumist käivad ja päevi aastaid meile määravad. Siis peab mu hing sind kiitma lauluga. Küll oled suur, mu issand sa, siis peab mu hing sind kiitma lauluga. Küll oled suur, mu issand sa, ja kui veel seda olen näinud, kui suur su arm on olnud alguses. Tuo minne armastuse poja saatnud ja andnud risti surma meinu eest. Siis peab mu hing sind kiitma lauluga. Küll oled suur, mu issand sa, siis peab mu hing sind kiitma lauluga. Küll oled suur, mu issand sa, siis peab mu hing sind kiitma lauluga. Küll oled suur, mu issand sa, siis peab mu hing sind kiitma lauluga. Küll oled suur, mu issand sa, küll oled suur, mu issand sa. Võitnud oleme talle vere läbi, oma tunnistuse sõna läbi. Võitnud oleme talle vere läbi, ta võidu meile andnud on. Võitnud oleme talle vere läbi, oma tunnistuse sõna läbi. Võitnud oleme talle vere läbi, ta võidu meile andnud on. Ei kaotus meile kuulu enam, südameid meil ülistust nüüd täidab. Vere läbi, mis Jeesus valas meie eest, me võidus käime lauldes. Võitnud oleme talle vere läbi, oma tunnistuse sõna läbi. Võitnud oleme talle vere läbi, ta võidu meile andnud on. Ei kaotus kuulu, ei kaotus meile kuulu enam, südameid meil ülistus nüüd täidab. Vere läbi, mis
oma tunnistuse sõna läbi. Võitnud oleme talle vere läbi, ta võidu meile andnud on. Ta võidu meile andnud on. Ta võidu meile andnud on. Glory, me võime Jumalale ühe hea aplausi anda Jeesusele ja Pühale Vaimule, halleluuja. Aga veel, ma mõtlesin seda, et Lukas, kes on meile kitarri peal ja kes on nii vähe siia lavale sattunud ja Leevi, et anname neile ja Leevi poegadele seal taga ühe võimsa aplausi. Aga see ei ole ka veel kõik. Nüüd kõik, kes te kaasa laulsite siin kaasa tegite, üks võimas aplaus. suur tänu ülistajatele, suur tänu teile kõigile ja suurim tänu Jumalale, kes tegutseb ja teeb tööd meis. Ja suur tänu Andresele oluliste punktide eest ja kui me anname elu Jumalale, siis muidugi esimene samm on ju sõna, et me kasvame sõnas, sest taim vajab juua ja meie vaim vajab sõna, et meie vaim võiks kasvada. Ja me lihtsalt kärbume ära, kui me ei toida ennast sõnaga. See on muidugi kohutav protsent, mis sa ütlesid, 14, mis see oli? 8, vahet pole. Tegelikult pole vahet. See on Eesti kohta, on ju? Just. Et kujuta ette, kui 90% loeks sõna igapäevaselt. Et siis võib-olla oleks see maa hoopis teistsugune. Aga see on ju ka oluline, et püha vaim saab tuua siis ükskõik mis olukorda sa satud, saab esile tuua seda, mida sa oled lugenud. Aga kui sa ei ole toitnud sellega, siis sa oled näljas lihtsalt. Aga ma usun, et te olete kõik väga tublid ja toidate ennast igapäevaselt, sest nii kergesti hingevaenlane võib viia selle eemale meid, et meil on nii palju tegemisi ja toimetamisi, aga kui me alustame sõnaga, siis see on hea, kas või natuke igapäevaselt. Kui sa oled täna siin ja sa regulaarselt ei tee seda, siis ma kutsun sind välja ja ütlen, et palju teadlased ütlesid, 63 päeva või? Et sul tekiks harjumus, et võtad kätte vähemalt 2 kuud iga päev, iga hommik alustad sõnaga, et vaata, mis juhtub. Tänu Jumalale selle eest, et meil on sõna, mida lugeda ja issand tegutseb ja kasvatab meid läbi selle. Aga teeb ära ruttama nüüd, meil koosolek läbi, kohvik on avatud ja olge õnnistatud väga, et see uus nädal võiks olla üks eriline nädal, mitte tavaline nädal. Et see võiks olla üks aeg, kus Jumal kõnetab sind, puudutab ja sa saad olla kellelegi õnnistuseks. Et see on minu meelest parim. Külvata välja, anda välja. Saamine on saamisest sa tunned rõõmu nii vähe, lühikest aega. Aga kui sa annad, see võib kesta pikalt. See on nii hea. Tänu Jumalale. Issand õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Jeesuse, Isa, Püha Vaimu nimel. Aamen. Aamen. Olge väga õnnistatud.